Võin ennast ise itereerida. Ja esimene küsimus. Nii, miks olete teie täna siia sattunud? Mina või? Mina olen tulnud vaatama seda võttepäeva siin. Saan aru, et tegemist on väga tähtsa võttepäevaga, kuna tegemist on kohapeal oleva Vene suure superstaariga. Ja nüüd ma olen otse eetris, et ma räägin sinuga hetke pärast tagasi. Tere hommikust, jõudu tööle ja hea tööd juba ette ära. Aitäh. Ja kõike kaunist ja ilusat nädalavahetust ette. Nii, kõik filmivad, jah? Sellepärast mulle meeldibki raadios olla, et raadiopilti ei näita tegelikult. No teil ei ole sellist asja, nagu mul on siin, eks ole. See on Ameerikast tellitud, see on väga tähtis aparaat ja seda ma arvan, et Eestis rohkem ei leidu. Teil sellist asja ei ole, aga teil on selline hädapärane kaamera, mikrofon. Mille poolest see Ameerikast tellitud karp siis nii vägev on? No tegelikult ma nüüd natuke pingutasin üle, et minu jaoks on see täiesti asendamatu. On olnud hommikuid, kus mul kogemata jääb näiteks telefon maha. Isegi kui mul telefon oleks, telefoniga saab teha ikka ju otselülituse ära, aga selle vahendiga saab monitoreerida ükskõik keda. See kummutab igasuguse kõrval oleva müra, ehk siis, et kõiksugused tehased, kõiksugused tootmishooned, kust ma olen saanud suurepäraseid reportaaže tänu sellele või rongiga kas või sõites, et selles mõttes on see minu jaoks nagu asendamatu asi, aga võib-olla teil seda tõesti vaja ei läheks, teil on natuke teised funktsioonid. Ma saan aru, et me sellega ei saaks nagu pilti ei saaks eetrisse mitte mingit pidi lasta. Vaadake, tegelikult on nii, et kuna ma väga tihti kirjutan ka Sky Plussi blogisse hiljem oma reportaažidest, siis mul on fotoaparaat ka alati kaasas, nii et fotoaparaat on eraldi ja see on mul tegelikult hetkel autos. Nii et sa täna siin pilti ei laksutanudki teha? Täna ma ei laksutanud. Tundub, et ütleme nii, et ma jätan selle töö teile, ma saan aru, et teie olete siin oma blogi täitmas. Paus ja aitäh sulle! Aitäh!